tere, mu armas hingepere. Olen kutsutud rääkima mingisugusest väga olulisest asjast, mida pean oma kollektiivile rääkima ja nendele inimestele, kes resoneeruvad minuga ja on valmis vastu võtma seda informatsiooni kas või pisut. See ei tähenda seda, et sa kõigest saad aru, mida ma räägin. Eriti siis, kui sa oled sellises kohas, kus sa alles oled vastu võtmas seda soovi muutuda või siis oled vastu võtmas soovi ennast armastada rohkem, ennast valida selles elus. Ja eriti siis, kui sa lähed läbi mingisugusest valusast perioodist, kus on väga valus ennast valida, sellepärast et sa ei ole nii kaua valinud ennast ja nüüd on valus ja nüüd ei ole muud võimalust, kui ainult iseennast valida. Kui sa oled sellises kohas ja sa oled jõudnud minu lehele ja minuga tutvumas, siis palju õnne sulle. Muutus tuleb sinu lävepakule, üle sinu lävepaku. Ma sain kõne, mis oli hästi huvitav, hästi armsa naisterahvaga ja peale kõne tal toimusid asjad kodus, millega ta oli nagu, mis nüüd toimub ja siis ma sain aru seda, et ma pean kindlasti nagu mainima teile, kui te tulete minuga tutvuma, siis minuga interaktsioon ja rääkimine ja ühinemine toob teile nii-öelda muutuse teie ellu, aga siis see muutus võib olla nagu destructive, hävitav. Ehk siis selleks, et muutus tuleks, nagu päris muutus tuleks, see peab siis vana eest ära võtma, eks ole, ja siis kas hävitama, põletama, uputama, on ju, püha veega puhastada või tulega puhastada, ära andma kõik vana mustrid, kõik vanad energiad, vanad mustrid, arusaamad üldse enda elust, enda identiteedist ja niimoodi. Kui sa oled seda valmis tegema, siis tere tulemast minu lehele. Mina olen Uljana, see on kanal Must ja Valge. Mulle väga meeldib siin olla. Ma olen läbi läinud väga suurtest nii-öelda tühjendustest ja programmi tühjendutest. Viimane sektsioon, nüüd viimased 2 aastat on olnud väga intensiivsed, just nagu identiteedi tühistamine, kustutamine, puhastamine ja siis kokkupanemine. Ja siis olen teinud mingisuguse, esiteks ma tulin Portugalist tagasi, ma olin 3 aastat ära Eestimaalt. Ja nüüd ma olen tagasi kodumaal ja kodumaal hakkas siis korralik nagu protsess pihta, kus ma mingil hetkel ei saanud kõndidagi. Ehk siis nii palju valu oli kehas, et ma ei saanud kõndida. Mul ei olnud võimalik minna raha teenima või inimestega kokku saama ja inimesed üldsegi ei rääkinudki minuga. Kõik olidki nagu täiesti nagu nii-öelda maha jätnud mind. Aga ma usun seda, et kõik on põhjusega ja kui inimesed ei tule rääkima ja ei tule küsima, kuidas sul läheb, siis see on ka põhjusega. Esiteks, mina nagu tunnen seda, et see on mingil määral nagu selles mõttes, et kui minevikust inimesed ei tule küsima, kuidas läheb, siis mingil määral inimese tasandil, ego tasandil võib tulla selline nagu selline tunne, et oh my god, te olete mind hülganud, te olete mind betrayal, ma ei tea isegi, kuidas see eesti keeles praegu on. Okei. Jah, jätnud, hülganud, maha jätnud ja siis veel rääkinud tagatipuks ka veel mingit klatsi ja nii edasi ja totaalne maha tegemine, vaata. Ja kuna ma olen tegelikult aastaid nende asjadega tegelenud ja nagu tahtnud aru saada, et mis toimub nagu hingeperel. Et kas see on nüüd valed inimesed on ümber ringi olnud, kas ma olen valesid inimesi armastanud. Ja selles mõttes me võime arvata seda, et olemegi valesid inimesi nii-öelda armastanud, ma ei tea, mingisugustel valedel põhjustel, kas mugavuse pärast, tähelepanu pärast, jah, tavaliselt mugavuse pärast me armastame mingit liiki inimesi. Kui me ei ole veel nagu väga suuri
transformatsioone oma elus teinud, mingisuguseid kriise läbi teinud, alates siis oma sünnikodust, oma sünnilinnast, perekonnast, sugulastest, on ju. Kui meil ei ole teinud mingisuguseid nagu selgroo murdmisi niimoodi, et me ei saa kontrollida seda, ehk siis see on see ego murdmine. Kui me ei ole neid asju läbi teinud, siis me kanname endaga kaasas neid vanu mustreid ja selles mõttes, et kui me hakkamegi nagu uute inimestega suhtlema, siis me peamegi teada saama, kui palju nad on ühendatud siis selle mustriga, kus nad selles elus füüsilisse ellu tulid, eks ole. Kui on tehtud väga palju muutusi, minul on väga palju muutusi teinud juba algusest peale, 7-aastaselt, 6-aastaselt mind adopteeriti ja siis iga tsükkel on toimunud hästi suured muutused ja küsimused nagu ja olengi sellisel piiri peal kogu aeg olnud, et Jumal, et mis nagu toimub. Iga kord ma pidin selle juurde tulema, et nagu tegelikult ma ei tulnud, ma usaldasin alati Jumalat. Alati Jumalat usaldasin, alati Jeesust usaldasin. Selles mõttes see ühendus oli mul väga oluline juhatada. Ja kui ma tulin sellest klassikalisest või traditsionaalsest kristlusest välja, siis oli mul väga tugevalt tuli siis see kood maaemaga ühendumine läbi siis Anastasia raamatu Vladimir Megrelt. Ma soovitan kõigil seda lugeda. Sellest naisest, kes elab siis Siberi taigas ja on ekstrasensoorne naine, kellel olid väga vägevad võimed ja kes siis tõi selle informatsiooni iidse tarkuse, veedade tarkuse sõnadesse ja siis, mis on tegelikult hästi palju muutnud kogukondasid ja siis seda vaadet inimestel, kes on südamepõhised. Sest et need inimesed, kes on südamepõhised, nad manipulatsioonide ja siis valede pärast olid siis killustatud üle maa laiali niimoodi, et seal on, siin on ja siis nende ümber olid sellised inimesed, kes testisid neid ja küsitlesid neid ja ütlesid, et see ei ole õige, mida sa räägid, sellepärast neil ei olnud seda puhta rohelist emeraldi koodi südames ja nad kogu aeg kahtlesid, nad pidid ennast kaitsma ja tegelikult ebateadlikult kaitsma ennast. Aga need emerald koodi hoidjad, selle rohelise rubiini kristalli hoidjad, kes olid need, kes tegid hästi palju muutusi ja uskusid igavesse armastusse. Need olid siis killustatud ja see informatsioon, mis tuleb siis Anastasialt ja Vladimir Megrelt, on siis mõeldud nendele, kes tegelikult on valmis ühenduma maaemaga, maaema koodiga ja selle sagedusega ja hoida seda. Nii et minul oligi niimoodi, et kui ma tulin kristlusest välja, siis mul oli kohe õnnistatud selle informatsiooniga, kus ma sain näha või tunda seda informatsiooni, mis minu ümber on puudelt, maalt, vetelt. Ma hakkasin suhtlema loodusega ja siis see nagu tervendas minu seda üksinduse tunnet või seda mingisugust illusionaarset ühenduse puudumist, mis tegelikult Kristus tahtis mulle näidata, et see kristlus oli väga selline inimese kogemuse põhine, mis ei olnud ühendatud loodusega, seal ei olnud nagu looduse armastust või looduse, seal oli nagu tänu, et Jumal annab mulle neid ande ja Jumal toidab mind ja nii edasi, aga loodus ise, ehk siis looduse vaimuga seal nagu lapsepõlves ma ei kasvanud sellega üles. Alles peale seda, kui ma läksin minema kristlusest ja võtsin selle looduse usu vastu, alles siis hakkas päriselt nagu see minu vaimu ja hinge nagu maandamine. Huvitav, et ma sellest praegu räägin. Huvitav, et praegu selline alguse punkt praegu tuleb nagu välja, et rääkida sulle, kust minu nagu tunnetus või usk või see puhastus või puhtus on tulnud nagu. Põhjus, miks ma tahtsin rääkida, on jällegist hingesidemed. Ja hingesidemete korrastamine või puhastamine, sellepärast, et meie
maasagedus tõuseb ja me muutume rohkem nii-öelda vaimsemateks inimesteks, kes põhinevad siis rohkem vaimul ja sisetundel, sisehäälega, ego muutub läbipaistvaks, nii-öelda vaim muutub, nii-öelda vaimne keha ja aura keha muutub läbipaistvaks ja me hakkame tunnetama selgemalt, mis meie ümber on, millised inimesed on meie ümber, ehk siis kuna me saame teada, kes meie ise oleme, mida me tahame, siis me hakkame nii-öelda ekstrasensoorseks oma välja ümber, eks ole. Siiamaani me räägime küll seda, et ekstrasensoorsus tuleb tegelikult nagu traumade pärast, et kui on kriisid toimunud, jah, täpselt. Ja sellepärast traumad ja kriisid tegelikult minu jaoks ei ole midagi halba. See on aktivatsioon ja see on mõeldud niimoodi ja see on mõeldud suurtele hingedele, kes tulid siia vabatahtlikult hoidma seda vibratsiooni ja seda energiat, maa energiat puhtalt ja ka selgena. Ehk siis kriisid on mõeldud, me ei pea kartma neid kriise ega muutusi, vaid võtma neid vastu kui kingitust ja õnnistust. Aga mingil hetkel muidugi me võiksime sellest ise välja astuda, kuni me saame aru, et tegelikult me ei pea igavesti kannatama nagu. Amen selle peale. Nii, hingesidemed, mis on siis üks hetk. Tahtsin rääkida hingesidemetest ja oma hingepuhtuse olulisusest. Puhtus minu jaoks tähendab seda, et selgus oma taotluses, mida sa tahad saavutada mingisugustes hingesidemetes või sõprustes või partnerlustes või romantilistes sidemetes, mida sa tahad sellega saavutada. Ja seal tuleb see kõnelus, sisehääl, dialoog nagu juurde, mida me usume iseendast ja mida me usume inimestest enda ümber ja mida me usume vaimust enda ümber. Ja selle põhjal me tegelikult loome uusi sidemeid enda ümber ja ka selle nii-öelda viljakus või selle puhtus või selle saavutus või selle eesmärk, hingesideme eesmärk sõltub sinu enda puhtusest, enda südamega, oma sisehäälega. Ja nii kaua me tõmbame ligi endale hingesidemed ja inimesi, kes ei ole väga hääles oma sisehäälega, ei ole kontaktis sellega, kuna me peame õppima veel aru saama, mis tähendab olla enda sisehäälega ühenduses. Nii et midagi halba jällegist ei ole, kõik on selleks, et meid õpetada ja kasvatada. Siis siinjuures ma tahan öelda, miks on oluline ennast järjepidevalt nii-öelda skännida ja puhastada oma energia välja. See on sellepärast, et me ei tõmbaks ligi midagi sellist, mis hakkab meie saatust näiteks nii-öelda mudima, hävitama või varastama. Meie energiat varastama või siis loomeenergiat varastama, manifesteerimise energiat varastama, lihtsalt selleks, et takistada sinu võimalus saada vee pinnale. See on nagu see, et vaata, kui keegi upub ja siis sa lähed teda päästma, siis see, kes uppus, ta on juba nii hullus nagu vajaduses ja puuduses, et ta hakkab sinu pead vee alla suruma. See energeetiliselt on ka seesama. Et kui sina oled näiteks väga palju oma elus transformatsioone läbinud, praegu adresseerin seda kollektiivi, siis tegelikult me peame olema väga ettevaatlikud sellega, milliste inimestega me suhtleme ja miks me suhtleme, eks ole. Kui me tegelikult oleme teadlikud sellest taotlusest, miks me suhtleme mingisuguste inimestega või gruppidega või kollektiividega, siis tegelikult see on juba kaitse. Olenemata sellest, kui palju sa tead, kui palju oma energiahügieeni eest pealt vaadata, siis teadlikkus sellest oma piirist, sina ja nemad, see on juba väga hea. Aga kui sa oled näiteks ekstrasensoorne, selgelt nägija, kuulja ja tervendaja, siis tegelikult on vaja teha puhastamist igal tasandil. Esimene on selline asi, et
ikkagi teadvustada seda, et mis sina oled, mis sinu mõtted on, mis sinu tunded on ju. Ja kui on liiga palju tundeid, siis see tegelikult on märk sellest, et sa ei ole rahulik, sa ei ole maandatud. Ja siis on oluline siis ära anda oma üleliigsed mõtted, oma üleliigsed energiat maale tagasi. Ja sa võidki nagu hakata aktiveerides oma kolmandat silma, kasutades oma kolmandat silma. See on tegelikult meile tööriist. Kolmas silm, pineal gland on meile antud tööriistaks ja süda on ka tööriist. Kolmanda silmaga me saame puhastada iseenda aura välja, olles nii-öelda siis astraalselt, näiteks astraalselt ma kujutan ette, ma tõstan oma käe ülesse ja tõstan alla, katsun oma südant, katsun oma sakraali ja astraalis ma kujutan ette, et ma oma astraalse kehaga puudutan enda südant näiteks. See on minu astraalne keha ja seal ma võin hakata näha siis usaldama seda, mida ma tunnen selles. Mõnikord tuleb nagu vaikselt nagu küll, siin on mingi plekk on astraalselt, et sa võid usaldada seda, mida sa enda kolmanda silmaga nagu näed. Ja nii ka see on harjutamine jällegi, see on vaja harjutada, kuulata ennast ja usaldada seda, mida sa tunned. Ja 5D-s ja astraalses maailmas on tegelikult ongi see põhiline asi, et sa pead lihtsalt usaldama seda, mida sa näed. Nagu laps, nagu 3-aastane laps. Sa usad kõike, mida sa näed, vahet pole ja sa lased nagu lahti ka oma selja tagant, et sa ei jää nagu asjadesse kinni. Sellepärast üldse on võimalik 5D-s nagu olla ja tunnetada ja näha seda maailma nagu soliidsena, päris maailmana. Sa lihtsalt usaldad seda. Sa lihtsalt usaldad kõike. Ja sa lased ka lahti, sa ei ütle, et see on nüüd tõde. See on, vot niimoodi peab olema, see on kõige suurem blokeerija. Kui me ütleme, et niimoodi peavad asjad olema, vot niimoodi ei tohi asjad olla, see on kõige suurem blokeerimine. See on kõige suurem see hijack või see, et me peame olema nüüd täiskasvanulikud ja nii edasi. Laseme kõigest lahti, kuidas peavad asjad olema ja kuidas ei tohi asjad olla. See on esimene samm selleks, et sa saaksid kindlaks või teada saada, kuidas sinu astraalne keha toimib või kuidas 5D-s toimida nagu. Üks oluline, miks on hea oma aura välja puhastada, on see, et me ei teeks oma hinge sugulastele liiga. Kui me ei puhasta ennast, siis meil on midagi meie aura väljas ebateadlikku, sellist, mis võib meie tegemisi mõjutada väga hullul moel. Me võime öelda oma hingesugulastele midagi sellist, mis on väga valusad. Me võime tekitada mingisuguseid olukordi oma hingesugulastele, mis on valusad. Me võime mõelda nendest midagi sellist, mis on nende jaoks valusad ja mis võib ära blokeerida nende potentsiaali. Mina olen väga palju seda enda elus kogenud, et minu elus inimesed lihtsalt ei uskunud minusse üleüldse ja kogu aeg kahtlusi panid minu pähe ja ma pidin väga palju endas leidma enda hääle või enda tugevuse üles, et lihtsalt vaadata kõigest läbi ja kõigest üle. Mul on täiesti poogen, mida te kõik ütlete minu kohta, mina valin selle, kes mina olen. Minu jaoks on see väga hull õppetund olnud, sellepärast, et ma olen päikesemärk on mul jäär ja siis päike on mul 7. majas. Ehk siis minu identiteet on 7. majas ja mul oli väga-väga oluline leida iseenda tõde. Ehk siis, kui inimesed arvavad, et ma olen mingi ülbe või arrogantne või midagi sellist, sorry, see ei ole midagi isiklikku. See on lihtsalt minu enda kogemus, kus ma peangi olema ülbe, sellepärast, et kui ma ei ole ülbe, siis ma lasen lihtsalt kõigile enda üle joosta üle nagu. Ja tee mulle kõik, mida sa tahad ja ütle mulle kõik, mida sa tahad. Ma olen väiksem, ma olen madalam kui muru ja muidugi. Kui ma kasvasin üles ja mul oligi niimoodi. Ma nüüd vaatasin ja jälgisin kõike ja olin vaikne ja rahulik ja väike hiirekene ja tu. Aga tegelikult see ei ole kasulik. Ma ütlesin ka seda oma laivis, et see ei ole
jätkusuutlik, kui sa oled alandlik ja kui sa kõiki kuulad ja paned ennast kuskile taha. Ei. Sinus on potentsiaal muuta enda elu ja ka inimeste elu, kes on ümberringi, ja sinu energia mõjutab absoluutselt kõike siin maailmas. Me oleme kõik ühendatud läbi õhu, läbi valguse, läbi hääle, läbi maa. Me oleme kõik siin maa peal, me puudutame seda maad ja me oleme kõik ühendatud. Siin tuleb jällegi see elulille filosoofia, eks ole. Ja sellepärast, kui me oleme teadlikud iseenda energiaväljast ja oma nii-öelda alateadlikest hirmudest, kui me oleme sellise taotlusega enda elus, et me tahame teada, mis on meie elus, mis on meie kehas, meie aura väljas või siis energeetiliselt küljes, mis meid nii-öelda manipuleerida tahab, hoida puuduses, hoida hirmudes, hoida kahtlustes. Sellepärast, kui meie oleme puuduses või kahtlustes või hirmudes, siis see tegelikult mõjutab teisi ka. Kui meie näiteks ohverdame ennast, me anname oma viimase suhkru ja soola oma naabrile näiteks, oi, ma tahan, et sul oleks kõik hästi, oi, väga hästi, aga tegelikult enda suhkur ja sool on puudu nagu. See ei ole enesearmastus, see ei ole nagu jätkusuutlik, kui me anname endast oma viimase ära oma naabrile. See ei ole niimoodi mõeldud. Me anname siis mis on tegelikult andmise mõte. Andmise mõte on tänu, Piiblist räägitakse kümnisest. Ja tegelikult kümnise mõte tegelikult olekski üks viis, kuidas me saaksime oma naabreid anda või oma riiki kümnis. 10% sinu tulust. See peaks olema igal pool niimoodi. Ma saan aru, et riik on väga rasketes olukordades, aga see jällegi võib olla manipulatsioon, sellepärast, et miks me peame andma teistele naabritele, kui meie enda rahvas on ilma sokkideta. Istuvad külmas, neil ei ole sööki selleks, et ennast söögiga tervendada. Nad peavad sööma jahu ja suhkrut ja siis nende tervis on aina halvemaks minemas. Me aitame naabreid, meid aktsepteeritakse nüüd sotsiaalselt ja me oleme nagu aktsepteeritud naabrite poolt ja nii edasi. Aga enda vanemad ja enda lapsed on nagu kuskil tühjuses ja puuduses. Et see muutub nüüd hästi tugevalt. Ma näen seda ka, nagu ma mainisin, täna tegin ühe laivi ja mainisin siis Portugali olukorda ja ma olen Portugaliga väga seotud. Ma olin 3 aastat elasin seal ja ma ühinesin väga maaga, väga armusin Portugali maasse ja loodusesse ja inimestesse. Mulle väga on südamelähedane see maa ja rahvas. Ja see maa ja rahvas õpetas mulle väga paljusid asju. Muidugi seal on väga suur kriis, mis on siis välismaalaste kriis on ja kõik nad tahavad koloniseerida seda kõike ja nii edasi ja tegelikult nüüd on läbi see. Nüüd muudetakse see, sellepärast, et emamaa teeb nüüd korrektuurid. Ja seda ma tegelikult juba teadsin, et see uputus tuleb siis, kui ma olin aasta aega tagasi Portugalis ja tegin maatööd ja päikeselt võtsin koodi ja ühinesin maaga, siis ma nägin vett ja tornaadosid ja nii edasi. Ja ma pidin olema sellel hetkel Portugalis selleks, et valmistada ette neid hingi, kes peavad ära minema või liikuma kuskile mujale või kolima või siis muutma oma eluteed selleks, et olla hoitud sellest tornaadost ja sellest nii-öelda puhastusest, mida tegelikult ookean teeb maaga.
kõik on põhjusega, kõik peab olema niimoodi, nagu ta on, isegi siis, kui mõned inimesed kardavad, et meie loodust manipuleeritakse nende chemtrailidega ja nii edasi. No võtame selle maha, ärme paneme sinna seda fookust sellele, et nüüd manipuleeritakse meid ja nüüd on kõik nii halvasti. Ei, meie ülesanne on aru saada, milline vägi tegelikult on meie tähelepanul. Me peame teada saama, milline vägi on meie sõnadel. Iga kord, kui me räägime, kui me kujutame midagi ette, see on päris. Sellel on võime luua midagi mateerias väga konkreetselt. Ja mida rohkem sa oled oma elus transformatsioone ja kriise läbinud, seda rohkem on sul energiat sellel kolmandal silmal. See, mida sa kujutad ette ja see, mida sa räägid, see, mida sa tunned, see on väga suure kaaluga. Ja sellepärast on oluline ennast puhastada. Oluline on vaadata oma energia üle selleks, et olla tasakaalus ja rääkida tõde iseendale esimesena. Rääkida tõde iseenda häälega enda sees. Kui sul näiteks puudub ühendus oma sisehäälega, siis see tähendab seda, et sul on vaja midagi konkreetselt tervendada enda kehas. Ja praegu ongi siis niimoodi. Aitäh sulle, et sa olid siin. Kui see jutt sind resoneerib, anna teada, sa ei pea kohe, selles mõttes see on selline töö, see on selline juba nagu selline tahkem toit inimestele, kes tegelikult tahavad mingit kinnitust nüüd saada sellest enda olemusest ja oma teadvusest ja nii edasi. Aitäh, et sa siin olid. Ma loodan, et sul läheb hästi ja naudid oma aega ja oled hoitud oma teekonnal ja see jutt kuidagi moodi sind toetab. Sa ei pea kõigest kohe 100% aru saama, et seal võib-olla läheb aega selleks, et sa üldse nagu mõistaksid või tahaksid seda kuulda. Sa võid alati seda videot salvestada ja alati tulla tagasi selle video juurde, kui sul on küsimusi, palun küsi. Ma olen väga hea meelega vastan nendele küsimustele, kas siis kommentaarides või e-mailis. Ma olen väga tänulik, kui te kontakteerute minuga ja räägite minuga. Aitäh teile ja palun olge hoitud.